alustame, jah. Tere! Mina olen Svetlana Juniska, sõltumatu kandidaat, üksikkandidaat, number 1071. Programm on selline, et inimõiguse deklaratsiooni alusel mul on, mõni spikker on tehtud ja tahaks läbi lugeda selle spikeri. 15 aastat tagasi võim pettis oma rahvast ja lubatud vabaduse ja demokraatia asemel me saime orjust. Need aferistid varastasid rahva vara ja tegid oma rahvast orjusi. Eesti sai orjusi riik. Täielikult sõlmitud Läänemaal, kuhu me nüüd saadame odava tööjõudu ja kuuma kohtadesse odavaid sõdureid, kus nad võivad saada surma ja kaitsevad Läänemaa kapitalistide huvid. Ebarahvalik ära ostatud võim, kes pettis oma rahvast ja pani rahva tahtmise vastu NATO-sse ja Euroliitusse. See tegi kasu ainult mõnikümnendase inimesele, enam-vähem suurtele kapitalistidele, aga tavainimestele jaoks tõi ainult suured probleemid. Eesti pidevalt rahvitakse ja rohkem võetakse meie riigist ära, kui antakse. Elu pidevalt läheb kallimaks ja paljud inimesed jäävad tänaval, sest meil riik ei kaitse oma rahvast aferistide eest. Ühed degradeerivad ja surevad ära, aga teised sõidavad ära parema elu otsimisel. Seoses kutsun parlamenti ratifitseerida inimõiguse deklaratsiooni ja täita oma rahva tahtmisi ja anda õiguse osaleda presidendi valimisel kõikidele, ja saadikute valimisel ka, kõikidele Eesti elanikutele inimestele ja läbi viia enneaegsed demokraatilised riigipea valimised. Eestist peab saama vaba, sõltumatu ja demokraatiline riik, mitte ainult sõnade peal, vaid täielikult. See on minu oma programm. Aitäh. Mina hakkasin mõtlema, et keegi ei kaitse, mitte mind, mitte igasugused teisi inimesi. Kui ei ole kaitsetud kõik, ja et täis ei saagi kaitsta osa sellest. Ja sellepärast hakkasin mõtlema, et hakkan kaitsema teisi ja aitama. Ja siis vaatame, võib-olla elu muutub paremaks. Loodame vähemalt. No kui vaadata inimõiguse deklaratsiooni, siis iga punktis on rikkumine. Näiteks presidendi valimine oli, see oli ka nagu rikkumine, et isegi kodanikud ei võtnud osale. Üks rikkumine, et keegi ei pea jääma ilma korterita tänaval, ka rikkumine. No kui vaadata selle deklaratsiooni 30 punkti, kõik on rikkumine. Ja selle deklaratsiooni võib internetis ka saada. Kahjuks meil on inglise keeles ja vene keeles, eesti keeles meil ei ole, aga siis saavad ise vaadata. Ну, если посмотреть на все это же извращение всей этой самой. Абсолютно рikkumised. Извращение всего, нарушение. Odav tööjõud, inimene peab ikka saama oma töö eest ikka normaalse palka, nagu Läänemaal, nagu kõikides riikides. Если сравнить это самое, если сравнить законодательство Эстонской Республики, которое вытекает из Конституции и Декларации прав человека, то это, можно сказать, что сплошное нарушение прав человека. Это полное извращение этого. Я даже удивляюсь, как и такие люди, имея юридическое образование, а некоторые по два, делают такие законы. Они против народа. Абсолютно, во всех. В некоторых пунктах по два нарушения прав человека и более. Понимаете, что тут не только о демократическом обществе не может быть, тут даже намека на демократию нет. Вот. Агитируем людей, хотим, чтобы какой-то хотя бы, процесс этот как-то сдвинулся. Очень много людей потеряли веру. Не говоря, что русские там имеют голос, а то, что они имеют голос, это нарушение прав человека. Конституция Эстонской Республики провозглашает, носителем высшей власти является народ. Да? А статья Декларации прав человека, вот
21 параграф 3 гласит, что выборы должны проходить при всеобщем и равном избирательном праве. Это значит, что каждый житель Эстонской Республики должен иметь право голоса. Ну, это и есть народная демократия. Если люди не имеют права голоса, не говоря уже о русских там, и каких-то иностранных граждан, но главу государства не выбирают сами граждане, то я не знаю, о какой демократии тут может речь идти. Küll ma käisin inimõiguse keskuse juures, siis käisin õiguse kantsleri juures. Mitte keegi ei taha sellega tegelema. Ja dokumendid on küll olemas, terve patakas. Kirjutasin neile kirju, et palun tehke seda ja seda ja seda. Ei, nad ei ole mitte midagi teinud. Ja milleks see inimõiguse keskus on olemas 12 aastat Eestis. Nemad ei tegele mitte millegagi. Ja terve patakas nad on jah vastus. Õiguskantslerile oli saadud kirja. Ja vastused, jah. Et ei taheta murastada Eesti rahva eest, aga kahjuks ei saa midagi teha. Sellised umbes vastused. See oli enne presidendi valimise mul parlamendile pöördumine. Mina tegin mitu tuhandega Eesti elanikutega rahvaküsitlus ja osa nendest kirjutas alla, et Eesti rahvas tahab osaleda presidendi otsevalimisel ja selle eest, et ma balloteeriks sõltumatu kandidaadina riigipea kohale. Suur osa nendest oli vastu, et presidendi saab valida ainult parlament või valimisosakond. Ma nõuan selgitada, miks presidendi valimise seadus alates 10.4.1996 aastal ei olnud arutatud koos rahvaga. See oli Eesti Vabariigi konstitutsiooni rikkumine, kus on kirjas, et rahvas loob võimu. Kutsun parlamendi austama oma rahvast, inimõigusi ja Eesti Vabariigi konstitutsiooni ja annulleerida seadus koostatud 10.4.1996 aastal. Seoses rahvas tahab ise valida Eesti Vabariigi riigipea. Nõuan teha rahva referendumi ühiskondliku ja välismaa esindajate jälgides ja arutada 2 küsimust. Kas rahvas usaldab parlamendile ja Eesti Vabariigi valitsusele ja teine, kas rahvas tahab rahva presidendi otse valimisi, et ma balloteeriks sõltumatu kandidaadina rahva poolt riigipea kohale. Sellega on lõpet, aitäh. Need on presidendi inaugurasjoon. Et meie kahekesi tuleme loosungiga, et võim rahvale ja riigipea peab olema rahvas. No ja siis need politseinikud tahtsid nagu autosse viia meid. Народ боится, ну, я не знаю, как это сказать, это самое, что боится, ну, может быть, каких-то самоцензура какая-то есть у народа, понимаете? Вот что. Вроде как можно все, да, но это может еще с советских времен такое осталось, что люди побаиваются что-то сказать, тоталитаризм и так далее. То есть они считают, что их будут преследовать. А механизм простой этих людей. Они боятся, что их с работы уволят там или еще какие-то проблемы сделают. Они не скажут, что это нельзя. Это нельзя. Это можно. Но если ты работаешь на работе, тебя могут уволить или еще как-то. Ну, проблемы создают. Такие из-под тишка, из-под далека. Нам тоже создавали проблемы, нас пугали. Знаете, и этих людей с автоматами вот таких ставили и так далее. Показывали нам немножко, чтобы, ну, напрямую нам не говорили, что вы этим делом не занимаетесь, но издалека пугали, так что вот за вами как будто следят и так далее. Это психологическое давление оказывало. Вот võim rahvale meie loodud ja riigipea peab valima rahvas. Et kõik inimesed oleks presidendi valima. Mitte ainult parlament või siis valikogu. То есть мы стоим, сразу я скажу, что не за этих самых, мы стоим не за русских эстонцев, не на национальной позиции, мы стоим на интернациональной классовой позиции. Мы считаем, что люди, те, кто трудится, они должны быть хозяевами своих этих самых, ну, трудов и так далее. Вот такая наша требование. Teised võib-olla kardavad küll midagi, aga meie näiteks ei karda midagi. Riigikogus peab olema ikka julge ja aus inimene, ma arvan seda. Kas või üks, ja pärast vaatame.